tere tulemast tagasi Max kanalile ja täna eelmine kord me jäime pooleli sinna, et me lükkasime maha uurimisjaama spooni, et me teaksime, mis seal toimub. Meil oli vaja korda teha see hoone siin. Ma tahaksin vähemalt ühe nendest asjadest korda saada tänase päeva jooksul. Noh, siin oli kaks varianti, ma kas lõpetan selle hoone ja teen selle korda või B, ma võtan selle hoone täiesti maha. Aga ma kardan, et ma võtan selle hoone täielikult maha, sellepärast et mulle üldse ei meeldi, kuidas see välja näeb praegu. Ja see on nagu hull materjali kulu, mis siia läks. Ja see tunnel, see tuleb ära korrastada. See asi siit tuleks ära koristada lihtsalt, see on jube. Samuti tuleks portaal normaalselt ära teha. Meil on väga palju asju, mis täna enda kodus vaja ära lõpetada on. Nii et hakkame pihta. Alustame siis sellega, et kõigepealt mul on vaja XP-d koguda, et ma saaksin teha enda eliitra korda. Ja ma vist tean perfektset kohta, kus seda teha. Ma plaanin ehitada sulsugust linna enda baasiks. Sellepärast, et kui ma juba siin olen pikemat aega serveris ja mängime siin hästi kaua, siis miks mitte teha mingi ilusam kodu? Sellepärast, et ma ei tea, koledas vurtsikus on suht jube elada või mis. Nii, siin on servidori skeleton farm. Kas sellel oli? Jaa, seal on sweeping age, väga hea. Appi. Ma jõudsin kõik enchantitud ilusti ja ma lõhkusin Anvili ära. Lõbus, lõbus. Mida ma plaanin enda koduga teha on see, et ma tahan ehitada linna. Aga et seda teha, tuleb alguses teha see esimene maja korda. Nii et ma ei tea. Hakkab pihta. Nii, ma sain lõpuks võtta enda maja kaevandatud. See näeb välja nagu tutikas saar nüüd. Välja arvatud see seal ja see väike põllukene siin, mida ma vihkan väga. Aga nüüd me saame kõik ära eemaldada. Hiljem. Oo, issand jumal, miks teie siin olete? Võtaks mingi keskaegse maja stiili. Ja siis võib-olla lisaks siia äkki kuni 3 maja saare peale, et teha seda veidi uhkemaks. Ja mingi hästi suur torn või midagi. Ma neid asju siit kõrvalt hetkel praegu maha võtma ei hakka, ma tahan saada mingi ilusama asjanduse siia peale ja siis ma saan hakata pihta selle kõigega. Aga see peaks olema maja raamistik. Mulle natuke meeldib rohkem ehitada diagonaalis kui lihtsalt sirgeid maju, sest need tunduvad minu arust palju huvitavamad. Ja ma ei tea, vaatame, kuidas läheb. See on praegune maja raamistik. Mõtlen, et selle võiks tegelikult ära lõpetada. Kohe, kui ma saan enda asjad ära pandud. Ehitamise ajal ma sain just kiirus level 5. See tähendab, et ma saan valida ühe võime kiiruse kategooriast. Nii et teeme selle kähku ära. Leap. Ja leap põhiliselt laseb teha niimoodi. Kui ma kükitan, siis ma saan lihtsalt võime hüpata 5 ploki kõrgusele. Ma sain maja raamistiku valmis, aga nüüd on sellele maja raamistikule vaja ka lihtsalt nagu materjali, mida sellega katta. See põhi on okei, põhja jaoks ma saan võtta erinevaid kivitüüpe ja asju, aga sinna üles ma tahaks täiega panna ilma kooreta kasepuitu. Mul vist endal ei ole. Ossa, poiss. Ah! Mida muna? Ossa, poiss, kui ilus maastik.
Ossa poiss, see ehmatas mind surnuks. See hääl lihtsalt tähistab seda, et üks boss on tekkinud. Ja millegipärast ta mängib seda igale mängijale. Nii et ma pean tolle ära parandama. Nii, aga palju õnne mulle, sest ma just kaotasin tund aega salvestist. Mis oli sellest, kuidas ma seda maja ehitasin. Nii et ei saa lahedat montaaži sellest, kuidas ma maja ehitasin. Nüüd lasen suvaliselt siia otsa. Nüüd tuleb panna veel teise korruse puit kohale. Nagu näha, siis maja ongi täiesti valmis, nagu ma juba ütlesin. Ja ma ei tea, ega siin rohkem midagi. See näeb palju parem välja kui see, mis meil enne siin oli. Ja see annab natuke rohkem elu meile siia saarele. Ja kui me teeme veel 2 majakest siia, siis me saame veidi selle paremaks, aga praegu ma jätan ta nii, nagu ta on. Ma arvan, ma jätan ta praegu nii, selles mõttes, et ta näeb päris hea välja. Nii, aga nüüd, kui meil maja valmis on, siis lähme vaatame, mis spoonid selle uurimisjaamaga toimub. Sellepärast, et ma tahan teada, äkki see on suutnud meile selle paari päeva jooksul anda mingit informatsiooni või ma ei tea. Äkki me saame kuidagi enda spooni ära parandada lihtsalt. Loodame, et me saame kuidagi ära parandada. Noh. Spoon näeb ikka sama pekkis välja. Noh. Ma võin vanduda, et see oli see koht, kuhu ma ta panin eelmine kord maha. Aga mulle tundub, et see on lihtsalt nüüd kadunud. Mul on nagu mõte, et ma ehitaks siis uue uurimisjaama, aga nagu tugevama. Aga ma kardan selleks, et seda tugevamaks teha, mul oleks vaja majakat. Või siis noh, beaconit. Aga beaconi jaoks me peame minema Netherisse. Oh, issand jumal. Ma tegelikult otsisin põrgukindlust, et ma saaksin tappa närbu ja luukeresid. Kuid, kui ma juba leidsin sellise, siis miks mitte üles otsida ühte bossi, kelle me oleme lisanud siin mängu. Selle bossi nimi on Gilded Blackstone Golem. Ja ta viskab ühte asja, millega saab meisterdada hästi kiiresti kaevandava pikeksi. Või noh, kirka. Ta on siin! Ta on see asjandus seal. Just nii. See on tema. Oo! Ta teeb hääli. Oh! No lollikäking. Ah! Ta siiapoole. Väga raskesti tapetav boss, ma kirjeldan teile. Väga raske on teda tappa. Peaaegu võimatu võitlus minu arvates. Täiesti kohutav lihtsalt teda tappa. Nii raskeks läheb, et ta ise ka ei usu. Üks. Mul on 2 vaja neid. Ta tekkis. Kus ta on? Ta seal. Oh! 4! See, et ma 4 sain, oli väga kasulik. Sellepärast, et ma saan teha 2 mängu parimat pikeksit. Ja ma saan ühe maha müüa kellelegi väga kalli hinna eest. 1, 2. Läks nii palju kiirem olnud kohe siia vundamenti kaevandama tulla. 1, 2, 3. Ma olen lõpuks ometi kodus. Ja nüüd me saame sulatada rahus need ära. Ja teeme nii. Ja nii. Korras. Põmm. Pumm, 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 pumm. Pumm, 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 pumm. Pumm. Voila. Meie esimene glass crafting table. Central processing pickaxe. Mees, see on imeline asi. Oi, kui kiiresti see kaevandab. Pole isegi efficiency't selle peal.
täna on nii hea päev oh!. see võttis selle ühe klikiga ülesse. Appi, kui kiiresti see obsidiani lõhub. Issand, vaata, kui kiiresti ma löön. Oh, see maja näeb nii hea välja. Ta lihtsalt näeb veidi üksik välja praegu. Aga ma kohe varsti panen talle rohkem maju siia, siis ta ei ole nii üksik. Mul tuli geeniuslik idee. Sir Vider ei tea, et ma praegu vist sisse olen loginud. Nii et ma lähen lihtsalt lendan ta juurde ja nukin teda. Ma lihtsalt lõugan talle mikrisse. Ae! 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 Mul ikka veel hääl vaikselt ära, mis tähendab, ma ei saa kõige paremini rääkida, aga keda huvitab. Kus see vend on? Ma vist tean, kus ta on Atsi juures. Oota, siis me peame minema Atsi juurde ja teda Atsi juurest hoopis otsima. Pean ka vaatama, et mul raketid otsa ei saa. Tegelikult oota, ei. Ma kardan, et ta on spoonis. Ta võib seal ka olla, jaa, sellepärast, et... Oota, kohe lähme vaatame. Äkki ta seal? Mis seal ikka? Mis seal ikka? Saame ikka ta peale karjuda. Portaal on siin. See peaks olema spooni portaal. Vaatame, kuidas meil läheb. Ja enne see vend ei ole seal ja samuti ka mitte uurimisjaam. Oh jah. Äkki tema võttis uurimisjaama ära. Enne, vend köödis portaalist läbi just. Hallo? Hallo? Kas sa spoonis oled käinud viimasel ajal? Jaa, miks see auk seal? Jaa, ei, see jälle, Vider tuleb sisse ja juba on jälle spoonis mingi muutus. See uurimisjaam oli kadunud lihtsalt. Ma läksin... Ma loogu ohpisin uurimisjaama. Ja ma tean, ma mõtlesin, et nagu, kas sa oled juba näinud või nagu, kas sa mingi liikusid koos selle uurimisjaamaga minema või nagu uurimisjaama enam ei ole koos maastikuga. Panin tasku lihtsalt. Pilt on sõna otseses mõttes taskus. Ma kardan, et see uurimisjaam oli lihtsalt liiga nõrk ja see lendas koos maastikuga minema. See on mu praegune teooria. Samuti, kui ma teda kontrollisin varasemalt, siis ta samuti ei ütlenud mingit informatsiooni, sest ma olin antennid valesti otsa pannud. Ma arvan, ma tean viisi, kuidas ehitada tugevam, aga tugevama jaoks meil on vaja majakat või noh, beaconit. Meil on beaconi jaoks vaja Vider tappa ja Videri jaoks meil on vaja 3 koljut. Kas sul on skulle? Mul on looting 2 Iron Mõõk kuskilt võtta. Jaa, ma olen näinud, see on looting 3 vist isegi ja Vinkult me saame ka lootingut osta, nii et ma saaks ka enda mõõgale panna. Aga tead, mis see mulle meelde tuletas just? Tahad maagiat näha või? Vapš! Tinkering! Ei, mitte tinkering, vaid see on central processing pikeks. Sa üldse tead, mida selle pikeksiga teha saab? Ei tea, ma tahan. Oota siin. Aga vaata siia. Vaata Rikki. Dude, see on heist või? Jaa, see annab heist, mis ta oli? Heist 4 annab sulle, kui sa seda käes hoiad. Skill point'e praegu, nice. Vent korjas cobblestone'i. By collecting cobblestone you have earned a skill point. Kui sa suudad mulle varuda netherite pikeksi, siis ma võin sulle selle luua. Läpime ta siia maha. Ja siis vaata seda retseptiga, et sa pärast oskad uue teha, kui sul katki läheb. Sa saad vaadata seda retsepti samaaegselt. Näe, ja siis netherite pikeks läheb keskele. Gilded protsessor või? Jah, Gilded protsessor. Neid tropib see Gilded Blackstone golem. Teda leiab passionitest. Mis pikeks see nüüd on siis? It can run Minecraft. Jaa, vabandust, sellele eelnev advancement oli faster than the i9, sellepärast, et sa korjasid üles see Gilded protsessori. Seda ma ei andnud sulle. Oi, ma kaevandasin su põranda minema. Kuule. Vider, trikki tahad näha või? Jah, tuud. Mul on speed 6. Ma ehitasin maja ja mul tuli speed 6 lihtsalt. Netherite hoe. Mul on netherite hoe. On või? Dude. Thanks. Free advancement. Let's go. Oh my god, I'm dead. Mul on 3 elu. Ai! Mul on lihtsalt kukla ära praegu. Või selle otsa siis. Vider, ma arvan, sa oskad 0-0 lennata, eks ole? Palju sul rakette on?
server lag, ma ei... raketid, server lag, oh my god. tagasi, kus Oo, ma leidsin Fortressi. Tule sealt välja, sinna tunneli lõppu nagu. ei no ma jõudsin ka tunneli lõpus, vaata allapoole. Sa pead sealt... Blaze'id! Oh my god. Lonnilt kajab. Ma kukkusin laavasse. Üks. Out of my... Oh my god, attack level 2 tuli, ma ei näinud seda skeletoni peaaegu. Mingi noolega. Joo, tulge teie ka. Sul päid on või? ei ole ühtegi ole. Ma olen kaotanud servideri ära, aga see ei peata mind, sellepärast mul on ikkagi vaja neid koljusid kuidagi saada. Ja ma eeldan, et ma lihtsalt otsin siis neid skeletone natukene. Oh, 2 pead, väga hea. Nii, ma sain 1 pea juurde, mul on nüüd 2 pead. Ei! See 3. See kukkus sinna. Oh, kuidas mul vedas, ma arvasin, et see kukkus laavasse. Ma olin nii kindel, et see kukkus laavasse. Täitsa pekkis. Oh, mul vedas. Kuidas mul vedas praegu? Okei, lähme koju. Oo, kui palju teid on. Appi, kui palju Blaze'i seal oli. Seal oli mingi 5 Blaze'i. Nii, meil on 3 seda koljut nüüd olemas, mis tähendab, et me lõpuks saame Videri ära tappa. Aga ma räigelt kardan teda üksi tappa ja ma vist tean, kuidas teha enda elu jube lihtsaks. Mul on jumala hea idee, kuidas ta ära tappa. Ja ma nägin, kuidas üks teine vend seda tegi. Ja siis ma sain teada, kui OP see on lihtsalt. Las see praegu olla. Ja siis siia taha. See on mingi jube materjali kulu, aga ma arvan, et see on seda väärt, kui ma ise võidelda ei taha. Lükkame teile pumpkinit pähe. Proovi mitte teid lüüa. Okei. Nii, vaatame. Palun ärge surma saage. Kui nad saavad surma kõik? Ei saanud. Ta tuleb siia poole. Tule siia poole. Mis asja? Mis asja? Mida? Mis asja? Kas ta tappis ära ka ühe? Ei, nad on kõik elus. Mis asja? Okei, ma parandan nad ära. Mida muna? Nad on kõik elus. See oli uus kogemus minu jaoks. Nad jäid kõik ellu. Kõik. Igaüks neist jäi ellu ja tapsid lihtsalt sekunditega selle tüübi ära. Mis asja? Nüüd on meil olemas Nether Star. Mis tähendab, me saame kokku panna majaka. Nii, nüüd on meil beacon. Nüüd me saame kokku panna uue uurimisjaama. Ja loodetavasti see ei lenda kuhugi minema või lihtsalt ei kao ära. Ma ei tea. Iga kord, kui ma seisan siin portaali ees, siis mul on tunne nagu ma astun siit läbi, siis ma ei pruugi siit tagasi tulla, nii et loodame parimat. Nojah, ma ei tea. Spawn näeb ikkagi sama võluv välja kui tavaliselt. Nii meie uus uurimisjaamakene on lõpuks valmis. Ja ma loodan, et ta suudab rohkem infot koguda kui eelmine, sest see eelmine list kadus ära. Ja viimaseks viimistluseks on meil vaja panna siia külge majakas.
loodame, et see suudab vähemalt natukenegi aidata seda asjandust siin püsida. ma jätan selle osa praegu siia. mulle tundub, et me saime selle osa jooksul hästi palju tehtud. ja ma usun, et järgmine kord, kui me näeme, siis saame juba informatsiooni ka, kuidas enda maailma päästa. kuid praeguseks head aega!